tere tulemast meie puhkenurka. Oi, kui eksklusiivne, poleks vaja olla. Kas või kahekesi, tule. Oi. Kas pole mitte mõnus? Siin on mõnus küll, aga siin nagu puhatud ka saab mu küsimus. Saab väga hästi saab, mis siin on siis? Ehk seda nagu nurka te ei taha, et me üldse muudaksime, jah? Saab hakkama ju. See võiks jääda nii, nagu see on, et ega ta eriti mugav tegelikult ei ole, aga... No nagu hull ka ei ole. Ja ma arvan, et me võime seda muuta, et tal ei ole mingit sentimentaalset väärtust meie jaoks. Ta ei ole teie talisman. Selge, saime selle teema nüüd maha. Õpilasreisid, nagu nende nimigi ütleb, korraldavad õpilastele bussi- ja laevareise nii Eestisse kui ka meie lähiriikidesse. Suur osa nende töö koordineerimisest toimub selles samas hoones ühes üpriski huvitava disainiga kontoriruumis. Nii, sõbrad, teie olete täna nagu The Friendsi sõbrad, nii et 3, 2, 1 peale palun teie istuge kolmekesi. Tüdrukud, väga hea, te juba istute ja kui on 3, 2, 1, siis väikene viibutus juustega on ju. Nii, et olete valmis? Naerul suud ja 3, 2, 1, let's go! No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. Sel korral oleme tõesti nõu ja jõuga abiks ühel ebatavalisel perekonnal. 2 gümnaasiumipoisi algatusel sündinud ettevõtte meeskond on ülimalt kokkuhoidev. Kuid nende korter, nagu nad hellitavalt oma kontoreid kutsuvad, võiks olla mugavam paik nii tõsiseks tööks kui niisama koos käimiseks. Siin tulemegi appi meie koos IGEAga. Kuidas siis reisil läks, Tõnis? Väga tore oli. Õhtuti seal olid erinevad tantsukavad. Michael Jackson käis seal esinemas. J-Lo oli seal suur staar. Et päris kõva programm oli, jah. Õpilasreisid on siis minu ja Tõnise poolt kunagi tehtud ettevõte. Mina käisin 21. koolis, Tõnis käis Inglise kolledžis ja me hakkasime tegema mõned oma klassidele reise. Ja ma avastasin järsku, et reisi tehes jäi raha üle. Ja siis panime Tõnisega seljad kokku ja hakkasime tegelikult pakkuma siis klassireise kõigile Eesti koolidele. Nüüd saaks vaata küll piinlik öelda, aga 15 aastat on seda tööd tehtud ja natuke pealegi ja tänaseks oleme me siis tõesti, ma arvan, Eesti kõige suurem klassireiside korraldaja. Me viime aastas natuke alla 10 000 õpilase reisile. Meil on tipphooajal tööl selline 40+ reisisaatjat. Meie kontor on kasvanud iga aasta ja tegelikult seda siis on tõesti viimased nüüd 6 aastat eest vedanud Mette, kes on siis firmat juhtinud igapäevaselt ja tegelikult toonud meid siia, kus me täna oleme. Enne ma töötasin reisisaatjana, et olidki Jaanus, Tõnis ja nende üks reisisaatja Mette, et siis mina käisin nendel siis veel 2 käe sõrmedel loetud reisidel kaasas, mis meil aasta läbi toimus. Aga siis ühel hetkel me otsustasime, et tõmbame käima selle asja ja hakkasin siis täiskohaga reisi müüma ja läks väga hästi. Iga aasta ikkagi kasvame väga hoogsalt. No nii, Mette, räägi mul natukene lähemalt õpilasreiside teie kontorist ja kuhu me oleme sattunud? Jaa, see on siis meie kontor, jah. Korter või kontor? No, me ise ütleme selle kohta korter. Päriselt? Jaa, no selles mõttes, et see on, kus me nagu viibime enamuse oma ajast. Ja hea meelega teen sulle tuuri. No nii. No kus me siis alustame? Et siin on siis see sisenimine, meie väike esik, mis on selline natuke võib-olla tagasihoidlik. Siis sealt edasi töölauad.
siin on siis meie assistendi koht, et kevadeti on meil assistent abiks, kes siin võtab siis reisisaatjaid vastu, teeb neile kohvi, prindib pabereid, triigib reisisaatjate särke ja nii edasi, et selline väga oluline koht seal. Kevad on meie jaoks selline kõige kiirem aeg, kus siis meil võib tõesti päeva jooksul olla mitukümmend reisi korraga väljas. Edasi lähevad siis reisikorraldajate istekohad. Siin on selline väga mõnus suur ala. Tantsuplats. Ja tegelikult küll, et me vahel isegi oleme pannud telekast mingisuguse, ma ei tea, hommikuvõimlemise või mingid tantsukavad, et vahel on vaja saada enerks üles, siis ikka käib siin ka üks mingi möll. Wow. Selle kontori seinad on näinud õpilasreiside tiimi lisaks tõsisele töö tegemisele ka tantsimas, võimlemas ja mõnusaid spa-päevi tegemas. Üks kapp kogu selle kontori peale ma praegu vaatan või? Nagu seal näha on, siis seal natuke asjad juba võib-olla satuvad sealt riiulist nagu väljapoole ka, et nagu aeg-ajad sinna tekib selline nagu mingisugused kastide ja asjade nagu kogumiks sinna. See on minu töölaud ja kui edasi lähme, siis siin on meil siis kööginurk. Siin on tegelikult päris hästi. Ma vaatan ka, et see on väga asjalik, väga maitsekas, stiilne, kõik on just olemas, mis vaja on. Ja just. Ja see on meie koosolekulaud. Nii mõnus ja hubane. Kas siis iga päev te alustate oma päeva siin laua taga või kuidas teil see rütm siin käib? Jah, tegelikult ei alusta. Et me ikka tuleme tööle ja siis igaüks läheb enda laua taha ja kes sööb hommikusööki siin, see vahel istub siin, aga siin me rohkem siis peame lõunaid ja lihtsalt koosolekut. Kas teil on mingisugused sellised soovid või unistused seoses selle ruumiga, et mis siit võiks lõpuks nagu välja tulla, mida te tahaksite? Meie kauaaegne unistus on olnud puhkenurk. Selle ägeda nurga asemel või? Meil ei ole tegelikult seda ühtegi kohta, kus siit kontorist natukesekski kas ära põgeneda või oma nagu, kas või see ruutmeetri nurk nagu tekkida võiks. Ja ma ei tea, ma loodan, et täna tüdrukud ei käi vetsus nutmas, aga iseenesest see mure on. Me ei käi vetsus nutmas. Kui meil on kevadhooaeg, siis meil käib väga palju reisisaatjaid, et me anname neile oma reise üle ja peame selgitama. Ja kuna neid reise on hästi palju, siis samal ajal me siis, ma ei tea, mina siin räägin reisisaatjaga väga detailset juttu, aga Marleen teeb seal eemal tööd, et siis et mitte segada teda, et vahel on tunne, et võib-olla oleks mingi piiritletud ala või kuidagi, et Vahel on päris mäsu, jah, et 4 telefonikõnet, üks inimene külas ja parasjagu ise tahad veel kellega rääkida, et siis on paras mäsu, aga tuleme toime ja vahel on siin ka vaikus. Või siis näiteks, kui meil ongi rohkem, et me teeme ka ju reisisaatjatele koolitusi siinsamas, et selles mõttes siis me vahel lihtsalt me ei mahu nagu väga hästi siia selle ühe laua taha ära, et siis me peame tekitama siin mingisuguseid nagu ridasid. Mis on need asjad, mida te ei taha, et me kindlasti nagu teeksin? Et teeksin, et ära ei kapseldaks seda korterit, kuidas iganes ja see avarus võiks jääda, et mulle meeldib, kui on vähem asju kui rohkem. Ma ei tea, meile nagu selles mõttes seni oleme hoidnud sellist pigem neutraalset joont, et mõned võib-olla elemendid ja eks seda mingid postreid ja plakateid ja asju siia nagu tekib ikka, et meile endale lihtsalt mõned asjad pakuvad lihtsalt nalja või teevad tuju heaks, et selles mõttes, et neid, ma arvan, et neid me ikka jääme võib-olla seintele kleepima ja töölaual vaatama, et ja kui midagi lihtsalt tundub lõbus ja tore, siis see siia kontorisse satub, et meil on siin mõned plakatid kuskil Pariisi tänavatelt. Selline mälestus sein on tegelikult tore. Nagu ma arvan, et siit väga vähe tuleb tegelikult välja neid päris hetki ja võib-olla kohe kaameras kõik nad ei tule ka meelde, aga kui sa vaatad ka pildi pealt, kui palju on nagu toredaid lapsi, siis iga lapsega käib kaasas mingi lahe emotsioon mõnes mõttes ja need lugusid reisisaatjad teavad ja korraldajad. Ja võib-olla üks asi ka, mis on hästi palju töös nagu täna rõõmu tekitab, mida me oleme ise võtnud endale niimoodi hingeasjaks, on see, et
tahame tegelikult seda, et nagu ütleme, et iga laps saaks klassireisile. See tähendab seda, et me oleme proovinud siin läbi kohalike omavalitsuste leida seda siis rahastust näiteks lastele, kes ei saa käia ja on olnud vist lugusid, kus ka lapsed ise on kogunud näiteks ühe lapse jaoks näiteks raha kokku, et sellised need on toredad asjad, sest mõne lapse jaoks reis kas Helsingisse või Palangale või kas või tegelikult Lõuna-Eestisse ongi võib-olla tema jaoks üks selliseid võib-olla tema lapsepõlve esimesi reise. Kuulge, aga suured tänud teile avamast oma telgitaguseid ja iseennast. Sain nii palju head informatsiooni ja ma kutsun siia nüüd kohe IGE sisekujundaja Hannele, kes selle ruumi teil ette võtab ja muudab, ma arvan, veel eriti mõnusaks ja teie vajadustele vastavaks, nii et mina olen väga elev ja ma loodan, et teie olete ka ja saame rohelise tule siin hullu panna niimoodi vaikselt, mitte väga palju värvidega, okei? Jah, sobib. Aitäh teile! Nii, Hannele, tule siia korterisse, mitte kontorisse ja palun, kuna see on ikkagi kodune koht, siis võtame kohe ära oma saapad ja need saab siia panna, oleme sokipõhisel ja ma teen sulle väikese tuuri. Ma just kohtusin õpilasreiside tiimiga ja nad andsid mulle väga palju head sisendit, et mida nad tegelikult tahaksid, et me siin teeksime. Number 1 kohe, ma arvan, selline üks põhilisi asju oli see, et neil on siin see koosolekulaud, mis on liiga väike. Siin on köök ja see köök näeb välja minu meelest väga viisakas. Nii, ja siin on veel suur hulk töölaudasid, aga näiteks, kui sa siia poole tuled, siis siin on selline kapikene ja siin on mingid dokumendid, T-särgid, pusad, tšekid, ehk siis tegelikult nagu näha, ikkagi pannipaigaruumi on liiga vähe, siin on ka mingid jõuluasjad veel on ja... Ma näen, et neil on asju, mida on vaja ära kuhugi panna, et võib-olla siis me saamegi neile parema lahenduse pakkuda sel näol. Aga kuidas sulle tundub, et see puhkenurk oma funktsiooni muidu täidab? Ma saan aru, et siin on küll nurk, aga... Ja puhkus on siin? Puhatage selle. No põhimõtteliselt ju saad tegelikult. Põhimõtteliselt saab ja kahekesi on see veel mugavam, ma olen proovinud. Aga siiski ma mõtlen seda, et tihtilugu nad tegelikult peavadki ühe reisi organiseerimiseks saatma edasi-tagasi ligi, ma ei tea, 60 meili ja kui sul on aastas 100 reise, siis tegelikult ma arvan, et siin peas lõpuks need ahvid nagu löövadki kokku ja sul ongi vaja mingi kohta, kus puhata. Pluss nad tegelikult ütlesid, et oleks äge, et siin oleks mingisugune võib-olla diivan, on ju. Et kui tahadki korraks ka pikali panna, et sa saad ennast päriselt välja lülitada, teha väikene power nap ja siis minna päevaga edasi. Või et kui ka käivad siin külalised, neil on ju kliendid ja töökaaslased, et siis oleks koht, kus inimesed saavad istuda. Sellisesse puhkenurka sa ikkagi koos külalistega ei lähe paraku. Et ükskõik kui lähedane sa oled, siis füüsiliselt sa lihtsalt ei mahu siia paraku. Ja ka siin vist väga suur puhkus ka ei tule, ma kujutan ette. Pigem ei. Kui ma vaatan Hanna seda ruumi, siis esimene mõte, mis mul tegelikult pähe tuli, kui ma siis sisse astusin, oli see, et minu jaoks see ruum on kõik nagu üks ruum. Et tegelikult siin puuduvad täielikult mingid tsoneeringud, ehk siis ongi, sa astud esikus sisse ja korraga sa oledki juba siin laua taga. Et ma arvan, et see on meie põhiline väljakutse selle projekti näol. Et üks oleks selline töötamise tsoon, siis meil on siin selline koosolekuruum ja ühtlasi siis kuhugi teha see puhkenurk, mis hetkel on seal. Kivi kotti. Aitäh, Hanna. Nukid. See ruum on kõik üks, seal ei ole ühtegi vaheseina ja seal on üks kotttool. Ta on nagu aju nii-öelda või? Ta on aju, jaa. Wifi ruuter või midagi? Ta on nagu dirigent. Ta nimi on Dirigeera. See ei ole ju kontor, issand, kui mõnus siin on. Mis mingi 100 tuba siin on? Õpilasreisid on tegelenud tänu koolivendade Jaanuse ja Tõnise vahvale ettevõtmisele juba 15 aastat, nii bussi kui ka laevareiside korraldamisega. Ühes aastas viivad nad reisile 1000 kooliõpilasi.
Nende tagasihoidlik kontoriruum asub büroohoones, kus laiub maaliline vaade Järve Männimetsale. Ometi on kontoriruumi sisustus jäänud tahaplaanile. See on napp ja iseloomutu ning ruumiplaneering ei võimalda korraldada koosolekuid teisi töötajaid segamata. Samuti on puudu puhkenurk ja ainsaks puhkamise kohaks on siiani punane kotttool. Ja kui sügisperiood on kontoris pigem rahulikum, siis kevadel läheb töö täistuuridel käima. Aga millal te puhkate siis üldse? On nüüd sellist asja nagu puhkus võimalik sellise töö juures? No, loomulikult on, jaa. Loomulikult me väga hindame puhkust. Aina plussid tulevad selle töö juures ükshaaval lauale. Ei tõesti, et selles mõttes me väga hindame puhkust, me loome selged piirid ka töö ja eraelu vahel. Kas teie neljakesigi nagu siis töötategi siin kontoris või on teil veel inimesi siin tööl? Tegelikult üks reisikorraldaja ametipositsioon on ka vaba hetkel, et otsime uut töötajat. Mida te ootate sellest uuest töötajast? Kui äkki keegi vaatab meid praegu? Uuelt töötajalt me ootame lihtsalt seda, et ta oskaks sellest tööst rõõmu tunda, sellepärast et me ka ise väga tunneme sellest tööst rõõmu ja kõik see toob kaasa selle, et meil läheb hästi ettevõttena, meil on väga tore koos töötada, meil toimuvad erinevad üritused ja veedame ka tööväliselt palju aega koos. 15 aastaga on kasvanud reisikorraldajate tiim tõeliseks sõpruskonnaks ja ühiselt organiseeritakse ka tööväliselt palju vahvaid sündmuseid. Eriti naudivad nad üheskoos sportimist ning tihti katsetatakse uusi ja põnevaid spordialasid. Ei. Sa oled päris kõrgel juba. See peaaegu tippus. Kõige kõrgemale. Tiimitöö on väga õige lähenemine. Kui nagu mingeid raskeid asju päriselt ronitakse, siis niimoodi proovitaksegi ka tegelikult päriselt läbi. Koos jõutaksegi kõrgemale. IKEA sisekujundaja Hannele saatis õpilasreiside pere 2 nädalaks kodukontorisse ja nüüd peab ta välja nuputama, kuidas luua ühte suurde kontoriruumi erinevad tsoonid. Hetkel neil on selline situatsioon, kus tegelikult see ruum on kõik üks, seal ei ole ühtegi vaheseina ja seal on üks kotttool, mille peale siis nad saavad puhata nii-öelda. Kõige suuremaks väljakutseks on see, et kuidas me seal avatud ruumis jagame erinevad tsoonid ja niimoodi, et sa tuled uksest sisse, siis sul on esikuala, siis on suur koosolekuruumi ala, kus siis on kardinatega eraldatud, et loob eraldi ruumi, aga samas vajadusel saab kõik eest ära lükata ja siis on jälle üks avatud kontor. Ja nüüd on siis see kurikuulus puhkenurk, mis neil eelnevalt oli ainult see üks kotttool seal nurgas. Ma olen eraldi täiesti teinud ala neile puhkenurgaks, mis on üpris mahukas, siis seal võikski olla, seal on diivan ja lisaks diivanile võiks olla veel tugitool, et siis tekib selline näost näkku suhtlus. Et kuidas on teie mõtted, et mismoodi see diivan võiks olla paigutatud, et neil on tegelikult väga ilus vaade siit otse Männimetsale. Üks variant ongi, et võib-olla vaade ongi niimoodi aknasse, et vaatavad aknast välja. Kontoris on ju see 20-20 see reegel, et sa vaatad 20 minutit nagu kaugusesse, et nagu et ongi võib-olla hea teha puhkust, vaadata metsa. Ma olen ka pigem selle poolt, et võib-olla, et kui sa tahadki nagu puhata seal puhkenurgas, et siis sa võib-olla vaatadki natukene seda metsa ja see ka juba rahustab sind. Aga mis võib-olla natukene miinuskoht asjal on see, et kui sa istud seljaga inimeste suunas, siis tegelikult sa ei puhka, sest et sul on kogu aeg siin ikkagi selline tunne, et keegi käib sul selja tagant läbi. Et ma arvan, et äkki me paneme ikkagi selle diivani siis sinna seina äärde. Ja sul on väga hea point selles mõttes. See võib-olla teeb jällegi natuke avaramaks selle äkki. Võib-olla tõesti, kui ta on nagu akna ees, siis ta võib-olla lõikab ära selle. Ja mis me saame teha tegelikult on see, et kui me tahame ikkagi välja tuua veel seda, et see on nii-öelda erinev tsoon, siis me saame ka siia posti juurde tegelikult panna väikese kardina. Milliseid kardinaid, millisesse tsooni sa oled mõelnud? Hetkel mul on siin ainult need ruumieralduskardinad välja toodud, et tegelikult osadesse kohtadesse ma sooviksin panna helesiniseid aksentkardinaid, aga hetkel ma tõin teile näidiseks siis need heledad, mis ma olen üldiseks tonaalsuseks mõelnud. Mu lemmik on see Hannalill beeži värvi,
mis tegelikult mõjub hästi kergelt seal ruumis ja ta tegelikult laseb valgusega läbi, et ei pea muretsema selle pärast, et ta pimendaks liiga palju. Hannele ja Hanna on võtnud koos suuna IKEA kontoriosakonda, et valida õpilasreiside tiimile funktsionaalsed töölauad. Õpilasreiside kontorisse valikus mul oli 2 erinevat lauasarja. Üks oli siis Mitsoni oma, kus on hästi palju erinevaid lauaplaadi võimalusi ja siis teine oli Trotten. Aga ma ikkagi otsustasin Mitsoni kasuks, sellepärast et mulle väga meeldis, et Mitsonil on need puidutekstuuri imitatsiooniga lauaplaadid. Ehk siis ta lisab seda kuidagi sellist õhulisust ja värskust ja vaata, kui sa mäletad, siis seal oli see metsavaade hästi ilus. Ja see metsavaade, toome seda sinna ruumi natukene sisse. Nii et ma saan aru, et see toon, mille sa valid nende lauakatteks on kusagil seal peidus, jah? See mulle veel ütle või? See on üks nendest 5. Kui sa oled märganud, siis tegelikult kontorites on tihtilugu hästi palju erinevaid kaableid ja juhtmeid igal pool laiali. Et see on selline, sa võid sinna komistada ja see on üleüldse see nagu visuaalselt ka, ma ütleks, et võib-olla mitte kõige ilusam. Et Mitsoni sarja puhul on see, et siin on eraldi korrastusmoodul. Ja sa saad sinna pikendusjuhtme sisse panna, ehk siis sa saad kõiki oma seadmeid laadida siit laua pealt. Ja siia sa saad siis ära peita need juhtmed, jah? Jaa, täpselt. Aga miks need lauad on erineva kõrgusega, kas siis neid saab timmida või mis värk sellega on? Sul on õigus, neid saab tõesti timmida. Siin on 2 erinevat versiooni. On selline, mis sa saad siit timmida üles alla. Elektriline. Ja elektriline. Futuvärk. Ja siis teine on selline, kus sa pead olema võib-olla natukene rohkem meistrimees. Ehk siis sul on vaja tööristu selleks, et seda algselt nagu õigesse kõrgusesse sättida. Aga see ei ole ka midagi keerulist selles võtmes, et kõigile tehtav. Ja kui me oleme ka nagu täiskasvanud, siis me enam ei kasva, ja paned selle 1 korra õigesse kõrgusesse ja pole ka vaja seda ju tegelikult uuesti hakata lahti võtma ja kogu aeg seda kõrgust ju mudima. Jaa, ma arvan sama. Selle kontori töötajad ei ole tavalised töökaaslased. Et meeleolu ja energia ei langeks, hoiavad nad enda aktiivsena ka tööpauside ajal. Hannelel on plaanis nende kontorisse tuua muusika kuulamiseks ja diskotamiseks vahvad kõlarid. Siis, kui me käisime õpilasreisides, siis nad tegelikult rääkisid mulle väikse saladuse, et neil meeldib lõuna ajal mõnikord panna muusika hästi kõvaks, et end ergutada ja kuidagi seda workflow'd siis nagu parandada. Ja meil IKEAs on selline asi nagu Smart Home Solution. Ehk siis see on selline lahendus, kus sul on võimalik tegelikult 1 mooduli abil hästi palju erinevaid tooteid lisada endale koju. See käige niimoodi lahti, et ta on nagu aju nii-öelda. Ta on aju. Nagu wifi ruuter või midagi. Ta on nagu dirigent. Ta nimi on Dirigeera. Ja. Et siis, kui sul on selline väike toode kodus, siis sa saad tegelikult hästi palju erinevaid mooduleid sinna sisse endale ühendada. Nagu näiteks? Nagu näiteks. Sa saad sinna panna endale rulood. Sa saad sinna panna endale kõlarid. Sa saad sinna panna endale õhupuhasti. Sa saad sinna panna endale heli. Sa saad sinna panna endale valgusti. Sa saad põhimõtteliselt väga palju erinevaid asju sinna panna. Ja sa saad lihtsalt seda kõike kontrollida läbi äpi. Väga mugav lahendus. Ja kas me saame vaadata natuke lähemalt? Lähme vaatame. Ma näitan sulle natuke seda kõlari lahendust, millest ma rääkis. Nii, las etendus alab. Etendus algab nüüd. Kui sul on see Dirigeera väike süsteemike, siis sa saad IKEA Home Smarti äppi endal tõmmata. Ja siin on nüüd niimoodi. Vaata, kas sa lähed mingisugust muudatust. Kus see heli tuleb? Vau, see kusagil seal taamal. Kui ilus selge heli. Jaa, see on Sonosega koostöö. Meil ongi tõesti väga head kõlarid. No siis muidugi, ja. Nii, ja üks üllatusmoment veel. Oled valmis? Valmis. 1, 2, 3. Kuule, kes see DJ siin on olnud? Kas siis see heli praegu tuli paneelidest või selles on sellised nagu pildimoodi asjad või kas see on kõlar reaalselt? See on kõlar, jaa, see on reaalselt kõlar ja see näeb väga hea välja. Ma ütleks, et ta pigem näeb välja nagu kunstiteos. Täpselt. Ja sellega on veel see teema, et esiteks peale selle, et ta teeb väga head heli, on seal võimalus ka panna erinevaid kattepaneele, ehk siis sa saadki teda kasutada nagu kunstielementi enda kodus. Põnevus on õhus ja mitte ainult nende ägedate kõlarite pärast,
vaid ehitajad on tõmbamas kontoris otsi kokku. No tšau. Kuule, teil on päris palju siin juba muutunud selle ajaga, ma näen, jah? Ja, oleme ilusti värvitud seinad saanud, et värvitoon on suht sarnane, et esialgse pilguga, ma arvan, tundub nagu ei olekski midagi teinud. Jah, see oli mu esmane reaktsioon, et see on päris sarnane selle eelmisele. Noh, kui värvisid, siis nägid ikka, et see teine sein oli veits rohekam ka nagu, et selge vahe on sees ikka. Ja, ta tundub selline soojem toon nüüd. Te olete ilusti siinid lakke saanud. Need vanad riplaplaadid on sellised müra neelavad, sellised pehmed plaadid, kuhu kinnitada midagi ei saa. Et panime sellised kipsist plaadid, kuhu sai kinnitada normaalselt, et vahetasime nende kohtade pealt, kus oli vaja kinnitada, vahetasime plaadid ära. Sa oled kasutanud seda sama lahendust ka ripplampide jaoks, eks ole? Jaa, lampidele, kui oleks veel raskemad lambid olnud, oleks saanud veel mingi toe veel sinna plaadile omakorda taha panna, et saab kinnitada igasugused asju riplaele, et pole probleeme. Kuule, räägi nendest elektritöödest, ma andsin sulle päris toreda skeemi ette, et... Ei, need said ka ilusti lahendatud, et siin selles nurgas panime need uued laelambid, et tekitasime see, kus tuleb see ubane istumisnurk, et tuleks ubane valgus. Siis sain lülituse teha niimoodi, et saab need sellise töövalguse saab kustu panna, et kui on vaja ubasemat meeleolu luua, et siis saab nagu need jätta eraldi lülitelt need ubased lambid nagu. Sa oled sinna ka pannud need lisaelektriühendused, millest me rääkisime, eks ole? Kontorites on need kõik need pistikud nagu nende karbikutega, et... Teil on nüüd enam-vähem kõik tehtud siin või on miskit veel tulemas? Meie poolest on kõik valmis, et nüüd on mööblimeeste kord. Okei, saadame siis paigaldajad peale. Ja. Hanna on mures. Kas Hannele jääb kodusisustusspoena tuntud IKEAs kontori kujundamise juures hätta? Tuleb välja, et tegelikult pakutakse sisekujundust teenusena lisaks eraklientidele ka ettevõtetele. Kärilin, ma saan aru, et IKEA amploa on tegelikult ju üsna lai. Ja, IKEA amploa on tõesti väga lai ja me teeme väga palju huvitavaid sisustuslahendusi kohvikutele, hotellidele, üürikorteritele ja kontoritele. Ja võib-olla mul olekski siin ruumis hea näidata, mida me kontoris saaksime kõik lahendada. Siin on hea ülevaade näiteks kööginurgast, siis siin näiteks saad kolleegiga juttu ajada, kohvi juua, head ideed sünnivad siin. Alati ja parimad ideed. Siis näiteks väike nõupidamise ruum, kus saab siis juba asjalikumat juttu ajada, aga hästi lahe on ka see, et sellised liigutatavad vaheseinad, et täna tahame, et olen natuke privaatsem, paneme vaheseinad vahele, homme tahame, et oleme rohkem avatud, siis saame neid liigutada, et selline huvitav kontorilahendus. Ja neid on võimalik jah erinevat lahendada, et tahad riideid hoopis panna või lilli või hoopiski paigutada dokumente riiulisse. Ja siin on hästi näidatud ära näiteks individuaalsed töökohad. Mulle endale väga meeldivad need akustilised vahepaneelid. Minule endale üldse ei meeldi, kui keegi trükib väga valjusti minu lähedal. Et kui keegi siin on selline valju trükki ja siis palun oma tööandjale, kuule, please osta talle ümber nagu need müra summutavad seinad, et nagu ma saaks tööd teha. Et siis see nagu summutab selle hääle ka ära natukene paremini või? Ja, sellised väiksemad hääled ta summutab ära. Kui naaber kipub kõrval lobisema, siis seda ei tee päris. Kui me teeme kliendile sisekujunduse lahenduse, pakkumise ja ta ostab sealt 70% toodetest, siis see sisekujundusteenus on kliendile tegelikult täiesti tasuta. Nii et kui oma nupp ei noki, siis tuleb IKEA kutsuda oma kõrvale, sest et nemad oskavad. Siis me aitame. Hannele on tagasi õpilasreiside kontoris, et pakkuda lahket abikätt mööbli kokkupanijale. Tšau! Tšau! Kuule, ma näen, et tegelikult väga toredad asjad olete suutnud kokku panna siin, et see paks kapp on väga kaunis, ma olen sellega väga rahul. Aga mis teeb mind natuke murelikuks on see, et tegelikult meil ei ole veel väga palju laudu kokku pandud ja samuti on toolid puudu hetkel. Et kuidas sulle tundub, kas me jõuame selle ajagraafikuga valmis kõik? Üks päev on jäänud, seega proovime ikka jõuda. Okei. Räägi, kas ma saan sind kuidagi aidata millegagi hetkel? Diivani juures saaks neid patju koos panna. Okei, näita ja ma aitan sind. Mööbli kokkupanekuga on nüüd juba kiire.
sest homme õhtuks on lubatud õpilasreiside pere kodukontorist omaenda tööruumidesse tagasi. Tere tulemast koju, see ei ole ju kontor, issand, kui mõnus siin on. Mis asja? Appi, mis mingi 100 tuba siin on? See on meie korter, tere tulemast! Annele! Õpilasreisid ei ole lihtsalt ettevõte, vaid sõpruskond, kes teeb oma asja suure hinge ja armastusega. Viimati nägin nende kontorit ühe üpriski hädise puhkenurga ja natuke liiga väikese kapiga, kuhu asjad enam lihtsalt sisse ära ei mahtunud. Nüüd on aga IGE sisekujundaja Hannele ja ehitajad näinud 2 nädalat rasket tööd ja vaeva, et teha sellest kontorist õpilasreiside jaoks üks mõnus ja väärikas koht, kus tööenergia lihtsalt voolaks. Tere tulemast koju, see ei ole ju kontor, issand, kui mõnus siin on. Oota, mis asja nagu? Ma olen täiesti sõnatu, ma olen päriselt täiesti... See on puhkenurk, kus on veits rohkem kui 1 kotttool. Siin on veits... Appi kuule, said mulle nagu löörid nagu lahti. Issand, kui tore, nagu reaalselt. Ma praegu lihtsalt, ma mõtlen, et kui nemad siia hiljem sisse tulevad, et kui see juba minule nagu nii suur siuke nagu šokilaadne toode praegu, kui teistmoodi, kui nagu päris see koht välja näeb. See on välja nagu päris kontor, aga väga hubane. Tead, ma teen sulle väikse tuuri. Tee mulle tuur. Siis saad natukene hingata. Jaa, palun. Okei, nii alustame siis selle kontorialaga siin. Mis meil oli siis koosolekuala. Vaata, me rääkisime ka, et meil on hästi suur murekoht see, et neil ei ole kuskil ühist koosolekut pidada. Et siia ma lõingi siis 2 erineva lauaga lahenduse, kus on tegelikult istumiskohti 10. Nii, liigume siit edasi nüüd. Oled valmis? Olen. 1, 2, 3. Tere! Oota, jaa, et kui sa tahad siis nagu süüa lõunat, on ju, tõmbad selle kõrvale välja ja saad niimoodi jaa, vaata, kuna see ruum on tegelikult kitsas, siis ongi hea, kui ta on kinni, aga sa saad ilusti selle lahti teha. Siis kui sa soovid siin lõunat süüa näiteks. Ja kuule, kui on ka niimoodi, et võib-olla seal see koosolekulaud on hõivatud, aga sul tuleb keegi niimoodi siia 1-1 vestlust pidama, siis tegelikult vahepeal siin ka jumala hästi asja ära. Kardinad on ees ja siin on täitsa omaette mingi huud. Me oleme jõudnud nüüd sellesse lounge-nurk. Voila! Vaat see on õige lebonurk, mida neil mitte kunagi ei olnud varem. Kotttool on täitsa nagu eilne päevselt ei ole enam olemas. Kadunud. Aga et me kõik õigeks ajaks valmis saaksime, siis Hanna, mul on nüüd sinu abi natukene vaja. Selleks ma siin olengi. Siin ukse taga ootab meid õpilasreiside perekond, täpselt nii nad ennast kutsuvad perekonnaks, sest täpselt nii ühtehoidvad nad on. Ja teate mida, nad on väga närvis. Nad on nii elevil ja ootavad, et näeksid oma uut kontorit juba kohe-kohe.
ja täpselt seda ma teen. Ma kutsun nad kohe siia sisse ja avalikustan neile, kus nad hakkavad edaspidi töötama. Nii sinu jätan siia, hoidke veel kinni silmi. No nii, ja minu lugemise peale võid avada silmad. 3, 2, 1 ja! Oh my! Mis asja, kuidas see... Mis asja, see on sama koht või? Mis asja? Appi! Mis mingi 100 tuba siin on? Väga ilus. 100 tuba siin on. Need plakatid. Need plakatid. Hoopi ma pesen. Ma saan elada siin, mulle tundub. Nagu väga... See on meie korter. See on meie korter, tere tulemast. Siin on teie eluruum. Siin on diivanile mahub ka magama. Me korra võtame veel hetke. See vajab siin natukene veel seedimist, et tõnise kes klomp. Selles mõttes, et kui ta nägi seda kohta, et see võtab selle tegelikult nagu kokku, et siin ongi see nagu vau-efekt ja tegelikult kuidagi nii nagu juba eoses tundub see nii mõnus koht olema, kus olla. Ja täitsa nagu teine koht, et nii palju erinevaid ruume või nii palju erinevaid nagu tube on nüüd siin ühes toas. Ma ei tea, kas minu nagu kujutlusvõimes on asi või ma arvasin, et mul on nagu kuidagi osavam see, aga seda ma ei suutnud nagu kuidagi ette kujutada. Enne oli hea, aga et sa ei tea, et saab olla veel parem ja nüüd on nii hea. Ja pane tähele, me saame teha ka sektsioone, mis on väga oluline, ma avastan siit. Nii, vaadake. Okei. Ja see läheb teil siiani välja niimoodi, et saate siin täitsa teha nagu omaette ruumikese siia sisse. Kui ma nüüd nagu mõtlen selle eelmise büroo pinna peal on siin aus öelda, kus me olime, siis ta oli selline nagu meh, et töö kõik oli nagu olemas, aga osanudki nagu täna võib-olla mõeldagi nagu paremini, et siis see, mis täna on nagu vapustav. See on midagi muud kui see kotttool meil enne seal nurgas oli. Nagu 2.0 võib-olla. Uus korter on heaks kiidetud. Nii kodune. Ei osanud üldse nagu kujutada midagi sellist ettegi. Nii vahva. No kogu selle imelise tulemuse eest vastutab meile meie äge sisedisainer Hannele. Ma kutsun ta kohe ka siia, et tema teeb teile mõnusad tuuri, räägib täpselt kus, mis on ja miks kõik see täpselt nii, nagu see sai. Nii et ma vahetan ennast siis nüüd praegu tema vastu välja. Meil on siis köögitsoon, siis meil on selline leboala ala, lounge ala, siis meil on koosolekuala ja siis seal on siis selline üldine kontoriala, kus igalühel on enda väike nurgakene. Koosolekulaud siin on meelega kõrgem pandud, et te saate siin ka püsti seistes tööd teha. Mulle meeldib see, et me saame selle laua taga püsti seista. Murekoht oli muidugi see, et kui vanasti vähemalt ebamugavus sundis meid koju minema, et siis ma olen täna mingid kella 12.1 koosolekud minema see suuri taidus. Saabki teha neid püstiala koosolekuid, siis keegi ei tunne ennast mugavalt, keegi istu. Koosolek saab kiirelt tehtud ja kiirelt koju. Ja ei saa ka mainimata jätta seda, et uksest sisse tulles on nüüd korralik garderoobisüsteem. Me nüüd nägime seda, see on hästi hea. Et enne oli meil kolme jala peal kiipakas, isegi tea, mis ta oli. Kergelt kiikub. Kukkus pikali. Üks pidi alati hoidma. Et nüüd on nagu kõik seal olemas selles mõttes ja mis on tore, et iga kord, kui sa lähed nüüd tuled, saad vaadata peeglit, kui ilus sa oled. Selle peegel on meil olnud ju peeglit. Ma ei näinud seda siiamaani. Väga lahe. Hoiuruumi koha pealt, et tookord teil oli üks riiul ja siis seal ühe riiuli kõrval oli üks kast, kus olid jõuluehted ja siis seal kõrval oli hunnik pluuse. Siin nüüd selles kontoris, seal nurgas on meil eraldi riiul, kus on dokumendihoidjad, siis seal üleval riiulitel on meil erinevad karbikesed, kus saate samamoodi enda väiksed isiklikud esemed panna. Ja siis meil siin teie selja taga on veel üks hästi suur paks kapp, kuhu te saate kõik oma asjad panna. Ka jõuluehted ja ka need
sinised särgid. Kõik on läbimõeldud, kõik saab ära paigutada silme eest. Pallipagad on toredad muidugi küll, aga minu hirm on nüüd see, et nüüd ei viska tüdrukud enam mitte midagi ära. Nagu kogumise ralli, selles mõttes, et nüüd on asju nagu panna nagu sinna ja sinna ja sinna, et selles mõttes, et enne me püüdsime seda kuidagi nagu hoomata, aga nüüd ma näen, et see lihtsalt nagu hakkab asju kuhjuma. Kindlasti osa olulist, aga kas nüüd päris kõik, aga... Siin on sellised toolid, mis on ergonoomilised. Laudadeks ma olen valinud Mitsoni lauad. Kõikide laudade all on meil sahtliboksid, paberikorv, laualamp ja siis selle Mitsoni sarja juures on ka ruumieraldusmoodulid. Et see aitab akustilist poolt siis kaitsta. Ma valisin madalad paneelid selle tõttu, et te mainisite tookord, et teile meeldib üle laua üksteisega suhelda ja teile justkui meeldib see avatud kontori vibe ja tunne, et siis ühtlasi sul on nagu eraldi töökoht, aga te saate ka üksteisega suhelda. Ja nüüd mul on teile väike ülesanne. See nõuab natukene kehalist aktiivsust. Ma tahan, et te natukene teeksite nüüd jooksu ja valiksite endale selle lemmikkoha. Marlen jooksu. Tuli hasart peale ja mul praegu siuke tunne, et ma valisin ikkagi vale koha. Pidin ruttu midagi ära valima ja nüüd ma kahetsen. Ja siis, kui sa ei taha oma naabriga suhelda, kui tekib nagu siuke introvertsuse moment, siis ma tulen kardinaga ette tõmmata. Eestlastel tekib see päris tihti. Eestlastel tekib see päris tihti. Minu meelest tööandja brändi kujundamisest tegi Hannele IKEA täna ära selle, mida me pole suutnud 5 aastaga teha. Ehk siis luua oma töötajatele see töökoht, kus nad tegelikult tahavad igapäevaselt olla, mis on meist väga tore. Meil oli enne ka väga tore. Aga mul on nagu hea meel, et tegelikult et sellises koostöös asi tuli. Ma tänan küll, et meil tuleb mingi uus energ sisse siin kontoris ja loodetavasti meie kliendid ka näevad, et me oleme toredad ja vahvad noored inimesed, kellele meeldib väga oma tööd teha ja nüüd teeme seda veelgi rõõmsamalt, nii et kindlasti kevad saab olema kiire, aga me oleme selleks valmis. Tunne midagi magusat tuleb. Oi! Seda ei teinud mina, ma ütlen. Kuulge, aga kas teil on väike pingelangus ka, et uus kontor või korter või kuidas öelda? Väga lahe. Nii head emotsioonid on ja nii tore on. No ma saan aru, et nad olid eelnevalt ennast ette valmistanud selleks, et kui neile ei meeldi see, et siis nagu, kui neile meeldib, siis on ju tegelikult kõik väga hästi. Mul on nii hea meel, mul on päriselt väga-väga hea meel. Ja Hannele sulle ka üks suur aplaus! Megatöö! Hannele! Sellisel meeleolukal noodil saab lõpu kodusisustust Minu IKEA kodu esimene hooaeg. 7 peret, 1 kontor, 4 IKEA sisekujundajat ning lugematul arvul planeerimis-, ehitus- ja paigaldustööde tunde. Ma ei tea, ma ei oodanud nagu nii palju valgust. Oh my god! Sa poiss! Juu, nii tore! Jägav. Jätuk oli jägav. Kõik, mis ma soovisin, et ma olen lihtsalt sõnata.